Tere tulemast, kallid kalad! Siin on teie 2020. aasta ülevaade. No nii, kallid kalad, vaatan, et teie olete siin ise kõige suurem peaosaline oma meelerahu röövimises. Ehk siis oskamatus tasakaalu luua oma ellu on teie jaoks kõige suurem väljakutse ja õppetund selles 2020. aasta alguses olete te just nagu sõiduvees. Valmis võitlema, valmis minema, valmis tegutsema ja siis hakkab see ära vajuma ja te langete jälle sellesse võib-olla ohvri või enesehaletsuse nii-öelda tundesse. Ja sellega te ka iseendalt meelerahu võtate ülejäänud aastaks. Teie jaoks on kõige suurem selle aasta üleskutse suuta vaadata asju teise nurga alt, kaasata ennast nii-öelda kogukonna plaanidesse. Enda unustamine või kõrvalejätmine on ebaõiglus ja eelkõige iseenda vastu. Ei saa põgeneda alati enda eest seismise eest ja kõike endasse korjata ja siis üksinda kahetseda ja nutta. Ehk siis teie jaoks on sellel aastal kõik muud asjad just nagu heas seisus, aga teie isiklik areng peab siis sellel aastal mingile teisele tasandile jõudma selleks, et te ei peaks ennast enam tundma ohvrina või ei tunneks vajadust tunda ennast ohvrina. Nüüd, kui teil on plaanis töökohta vahetada, siis aasta algus on teie jaoks soodne aeg, ehk siis jaanuar-veebruar, võib-olla ka märtsi algus. Kui te nüüd rabistades otsuse tegite ja valisite esimese ettejuhtuva võimaluse, siis tõenäoliselt peate seda märtsis juba just nagu kahetsema. Mitte finantsiliselt, küll aga emotsionaalselt saate aru, et te võib-olla olete teinud valiku samalaadse asja kasuks, mis juba on olnud. Sest teie nii-öelda võib-olla läbematus oodata või valida midagi muud on teile karuteene teinud. Võtke asju rahulikult, valige hoolikalt aasta alguses, mida täpselt, kuhu täpselt ja tehke asju läbimõeldult. Selle asemel, et emotsioonidega otsustage võib-olla südamega, seal on vahe. Emotsioonidega otsustame me siis, kui me arvestame teiste inimeste arvamusega oma valikutes. Mulje jätmisega, südamega otsustame me siis, kui me teeme midagi, mis meile rõõmu teeb, mis meile seesmist nii-öelda tuld või sädet tekitab. Jah, see on see, tuleb valida see, mis tekitab seda rõõmu, mitte mis me arvame, et keegi teine ootaks meist või tahab meist saada. Või milline mulje jääb siis minu valikutest. See aasta ei ole teil mulje avaldamise aasta. Aasta teisel poolel on teil
tõenäoliselt olukord, kus aeg just nagu peatub ja te olete sunnitud aja maha võtma, et nii-öelda iseendasse vaadata ja mõista need õppetunnid, mis te olete siis kogenud ja saanud sel aastal. Ja selle asemel, et siis rabeleda, rabelemine ongi teie selle aasta kõige suurem nii-öelda vaenlane. Kiirustamine, otsustamine pinnapealsete nii-öelda ajendite järgi, otsustamine emotsioonidega, mitte südamega ja nii ehk nii õppetunnide aasta on teie jaoks, mis ei tähenda tingimata halba, kui te mõistate, ootate ära õige aja ja otsustate südamega, siis ka see on õppetund selle kohta, et näed, saab ka niimoodi, ma ei pea enam olema ohver, ma ei pea enam pärast kahetsema, vaid ma mõõdan 9 korda ja lõikan 1 korra ja teen seda targasti. Sellega ei tee ma endale liiga, sest kui me otsustame kellegi teise tahtmiste või soovide või meie arvamuse järgi, mida keegi teine tahab või soovib, siis me otsustame enda kahjuks. Ühtlasi juulis, augustis soovitan hoida silma peal oma nii-öelda varal, mitte jätta oma asju ripakile, sest ja kaotamise oht on väga suur. Ühtlasi ka ise mitte võib-olla sirutada kätt millegi järele, mis ei ole meie oma, eks ole. See võib rääkida meile nii asjadest kui suhetest. Et õiglus, olgem kõikide vastu õiglased ja niimoodi on võimalik see tasakaal tekitada. Ohvrimeelsus tuleb jätta maha ja see aasta teile ka seda väga palju õpetab, kuidas seda teha. Eelkõige soovin ma teile rahu, kannatust ja südamega mõtlemist ja vähem arvestamist ümbritsevate, ma ei räägi lähedastest, vaid just mulje avaldamiseks ümbritsevate inimeste arvamusega. Lähedased inimesed, kui nad meid toetavad, saavad anda head nõu ja nendele me üldjuhul muljet avaldada ei ürita. Aitäh ja olge hoitud!